See tualettpott on valmistatud puhtast kullast ja kaalub üle 100 kilogrammi. 2025 aastal müüdi see väga rikkale inimesele, kes eelistas jääda anonüümseks. Tualettpopp oli mõeldud täielikult funktsioneeriva esemena ning selle teine eksemplar, mis oli samuti täielikult kasutuskõlblik, paigaldati kunagi muuseumi tualetti, kus külastajad seda tõepoolest kasutasid. Ja mis kõige üllatavam, see pole isegi kõige kallim kasutuese, mille inimkond on kogu oma ajaloo jooksul loonud. Tere sõber, sa oled kanalil Kirtop, mina olen Aleksander. Siin uurin ma iidseid leida ja kummalisi lugusid minevikust. Ning koos püüame mõista, kuidas kõik tegelikult oli. Vaata see video lõpuni, nende esemete hind üllatab sind kindlasti. Tõeline surematuse kostüüm. 1968 aasta mais kaevas Hiinas Hebei provintsis sõjaväeinseneride üksus Linshani mäes tunnelit pommivarjendi jaoks. Aeg oli rahutu. Varjendeid ehitati kogu riigis juhuks, kui peaks toimuma rünnak. Puurmasin vajus ootamatult tühimikku seal, kus pidi olema tahke kivim. Mõne tunni kaevamistööde järel avanes sõduritele sissepääs hauakambrisse, mida polnud üle 2000 aasta avatud. Sees lebas inimene, kes suri 113 aastal Kristus. Hiina prints nimega Liu Shen, ühe tuntuma Han-dünastia keisri vanem vend. Valitsejana ei olnud ta just kõige vooruslikum, kui pehmelt öelda. Kroonikad nimetavad teda otse naudingute armastajaks. Ja talle omistatakse umbes 120 last. Otsustades hauakambrist leitud veinianumate ja lauamängude mängunuppude hulga järgi, ei ole kuulujutud eriti liialdatud. Kõrval asuvas sama suuruse ja kujuga hauakambris lebas tema abikaasa Dou Wan. Enne seda leidu teati nefriidist, matuserõivastest, peamiselt kirjalike allikate põhjal. Kuid keegi ei kujutanud täpselt ette, kui sõna-sõnalt neid kirjeldusi tuleks mõista. Mancheni leid näitas seda esimest korda kogu oma hiilguses. Mancheni hauakamber lõpetas selle vaidusel lõplikult. Hauakämbrid ise olid rajatud kui tõelised maa-alused paleed, mis olid otse mäe kivimisse raiutud. Pikk sissepääsu koridor, mitu saali, laoruumid tarbeesemete ja relvadega. Ja eraldi matmiskamber kivist sarkofaagiga sees. Pärast matmist müüriti tunnelit kinni tellistega ja valati üle sularauaga, et keegi ei saaks sisse tungida. Ja just see sajandite vanune pitser päästis mõlemad matmispaigad röövlite eest 2000 aastaks, kuni need juhuslikult avastati. Liu Sheni keha oli täielikult kaetud. 2498 eraldi nefriidi plaadist valmistatud kostüümiga. Kiiver, kerekate, püksid, kindad, jalanõud, kõik oli kohandatud konkreetse inimese täpsete proportsioonide järgi. Plaadid ühendati kuldtraadiga, mille kogukaal oli veidi üle kilogrammi. Dou Wani kostüüm koosnes 2160 plaadist, mis olid ühendatud umbes 700 grammi kuldniitidega. Mõlema silmi katsid spetsiaalse kujuga nefriidist plaadid. Kõrvades ja ninas olid nefriidist korgid. Käetes olid piklikud erilise kujuga nefriidist plaadid, mida surnu pidi surmajärgsesse maailma teel olles rusikates hoidma. Iga plaati tuli hoolikalt valida, lõigata sobivast nefriidi tükist, poleerida vajaliku paksuseni, puurida servadesse tillukesed augud ja alles siis kinnitada traadiga teiste detailide kõrvale. Nii, et kostüüm järgiks keha kontuure. Teadlaste hinnangul võis ühe sellise kostüümi valmistamine võtta umbes 10 aastat igapäevast käsitööd. Kui arheoloogid sajandeid hiljem hauakambri avasid, olid kostüümid ammu raskuse all lagunenud üksikuteks plaatideks, kuna kangas ja puit olid kokku varisenud. Ja restauraatoritel tuli algne muster uuesti, see on otseses mõttes tükkhaaval, taastada. Nagu hiiglaslik 3-mõõtmeline pusle ilma karbil oleva pildita. Nad said ju hinduda ainult kirjalikest kirjeldustest, kuidas sellised kostüümid olid üles ehitatud ja sellest, kuidas plaadid üksteise kõrval väljakaevamistel lebasid. Kui arheoloogid lõpuks said aru, mis kostüümide sees oli, polnud kehast endist peaaegu midagi alles, ainult mõned luutükid. Nefriit ei säilitanud ühtegi keha päevagi kauem kui tavaliselt. Hani ajastu inimesed uskusid, et lagunemine tungib kehasse suu, nina, kõrvade ja teiste avade kaudu. Seetõttu püüti need sulgeda nefriidist sisetükkidega. Arvati, et nii õnnestub keha pärast surma säilitada. Hauakambri omaniku isik. Arheoloogid tuvastasid hauakambri omaniku mitte kohe, vaid ühe leitud pronksanumate peal oleva kirja järgi. Seal mainiti mingit nimetamata valitsemisaasta 1934 aastat. Ajaloolased võrdlesid seda kroonikatega ja nad avastasid, et kõigi Chunshani vürstiriigi valitsejate seas oli mitme põlvkonna jooksul üle 30 aasta kestnud valitsusaeg ainult Liu Shenil. Nii kinnitas lihtne number vanal anumal selle inimese isikut, kes oli nefriidi kookonis lebanud üle 2000 aasta. Tänapäeval võib selline kostüüm tunduda kummaline ja liiga kallis.
Liu Liusheni ja tema kaaskonna jaoks oli sellel kostüümil väga konkreetne eesmärk. Teine asi on see, et see eesmärk ei täitunud. Lihtsalt see tehnoloogia ei toetus mitte keemiale, vaid usule. Ja siin muutub kõik keerulisemaks. Meie jaoks on see kallis surnuriietus. Nende jaoks asi, mis pidi päriselt pärast surma aitama. Kuidas me siis otsustame? On see kasutu või mitte? Ja siin teeb ajalugu veel ühe kummalise pöörde. Umbes 4 sajandit hiljem keelas üks Hiina valitseja Cao Pi 222. aasta erikorraldusega inimesi nefriidist kostüümides matta. Ja kroonikas on põhjus otse kirjas. Selleks ajaks olid Hani hauakambrid peaaegu täielikult rüüstatud. Ja röövlid lihtsalt põletasid kostüümid koha peal, et kiiremini kätte saada kuldniit ja nefriit, jättes luud vedelema kuhu iganes. Lõpuks loobuti lihtsalt nefriidist, kostüümidest. Ja põhjus osutus üsna maiseks. Niivõrd rikkalikke matuseid rüüstati liiga sageli kulla ja nefriidi pärast. Seetõttu tuli olukord veidi tobe. Kostüüm pidi inimest pärast surma kaitsma. Tegelikult muutis see aga hauaröövlite jaoks veelgi ahvatlevamaks. Kuid Hiina aristokraadid polnud sugugi esimesed, kes kulutasid tohutuid varandusi hauataguse elu jaoks. Rohkem kui 1000 aastat enne Liu Sheni lebas juba üks teine noor valitseja mitme puidu ja kivikihi ning tohutu kulla hulga sees. Avatud hauakambrist pärit sarkofaag on siin tühi. Tutanhamonist on juba nii palju räägitud, et ma ei pea praegu vajalikuks Howard Carteri lugu uuesti ümber jutustada. Meie jaoks on praegu olulisem midagi muud. Meid huvitab, kui palju kulda üldse Tutanhamoni hauakambris oli. Egiptuse matuse korraldust on kõige lihtsam kirjeldada kui matrioškat. Kivist sarkofaag. Sees on 3 inimkeha kujuga kirstu, mis on üksteise sisse asetatud. Viimase sees on keha. Näo peal on kuulus kuldmask. Kui 1925 aasta novembris, 3 aastat pärast hauakambri esmast avamist, jõuti kõige sisemise kirstuni, ei suutnud Howard Carter ja tema meeskond mitu tundi isegi kaant liigutada. See oli sõna otseses mõttes aluse külge kinni kleepunud tardunud vaiguga, millega preestrid olid matmise ajal kirstu üle valanud. Ja seda tuli ettevaatlikult soojendada, et see lahti saada. Sisemine 3. Tutanhamoni kirst oli valmistatud täis kullast ja kaalus 110 kilogrammi. See ei olnud lihtsalt kate. See ei olnud õhuke kullakiht puidu peal, vaid üle 100 kilogrammi puhast kulda, mis oli vormitud inimkeha kujuliseks. Kogu see kuld kaevandati Niiluse idapoolsetest kõrbemaadest ja Nuubiast, mis asub Egiptuse lõunapiirist allpool. Nii intensiivselt, et ühe versiooni kohaselt tuleneb Nuubia nimi ise vanade egiptlaste sõnast nuub, mis tähendab kulda. Ja näo peal oli kuulus kuldmask, mis kaalus veidi üle 10 kilogrammi. Pikka aega arvati, et see on valatud ühest tükist. Röntgenuuring näitas hiljem, et mask on tegelikult kokku pandud mitmest lehest, mis on nii hoolikalt kokku keevitatud, et tõmblust pole isegi lähedalt nähagi. Aga kõige kummalisem oli ilmselt see, mis asus otse keha peal sidemete all. Muumia jalgadel olid sandaalid puhtast kullast. Nendega oli füüsiliselt võimatu kõndida. Need olid jäigad, paindumatud ja muudaksid iga sammu piinaks. Neid ei olnudki mõeldud elus kandmiseks, vaid ainult teispoolsuses. Iga sõrme ja varba jaoks oli eraldi kullast ümbris, mis oli täpselt vormitud vastavalt sõrme kujule. Selle aja uskumuste kohaselt pidi surnu keha jääma terviklikuks ja kahjustamata, et hing saaks turvaliselt teise ilma siirduda. Preester pani muumiale jalga kuldsandaalid ja luges loitsu, mis pidi andma vaaraole jõu võita vaenlasi isegi teispoolsuses. Kokku leiti hauakambrist 42 paari sandaale erinevatest materjalidest, kuid just need kuldsed olid vaarao jalgadel. Mõelge vaid nendele numbritele. Ainuüksi kirst kaalub 110 kilogrammi ja see on valmistatud ühest ainsast kullatükist. Maskli saab veel rohkem kui 10 kilogrammi. Seejärel tulevad kuldsed sandaalid ja varvaste kattekarbid. Ja see kõik oli mõeldud inimesele, keda pärast matuseid ei pidanud enam keegi kunagi nägema. Muumia ümbermähitud sidemete sees lugesid arheoloogid hiljem kokku üle 150 eraldi amuleti, ehte ja kaitseeseme, mis olid otse kanga sisse kiht-kihi haaval põimitud. Ja seda keha ei pidanud üldse keegi kunagi lahti mähkima. Hauakamber suleti, peideti ja maskeeriti kaljusse just selleks, et keegi seda enam kunagi ei näeks. Ja siin on eriti huvitav üks asi. Tutanhamon oli üsna teisejärguline vaarao, kes suri väga noorelt, umbes 19-aastaselt. Ja ta valitses lühikest aega, jõudmata midagi erakordset korda saata. Hauakamber säilis peaaegu juhuslikult.
See on üsna väike ja kadus ära teiste palju uhkemate naaberhauakambrite seas, mille röövlid jõudsid juba ammustel aegadel tühjaks teha. Selgub, et meie ees on hauakamber, mis ei kuulu sugugi kõige tähtsamale Egiptuse valitsejale ja ometi peitis see pimeduses üle 100 kilogrammi kulda. Kui palju kulda võis leiduda tõeliselt suurte vaaraode hauakambrite sees, seda ei pruugi me kunagi teada saada. Aga muistsete egiptlaste jaoks ei tundunud see kõik mõttetu raha raiskamisena. Kuld oli seotud jumalate ja igavikuga. See ei roostetanud ega muutunud ajaga peaaegu üldse. Seetõttu peeti seda eriti sobivaks materjaliks vaaraode matmiseks. Mask, sark, sandaalid ja karbiid pidid aitama säilitada vaaro välimust ja terviklikkust üleminekul teispoolsusesse. Meie jaoks on see lihtsalt tohutu kogus kulda. Vana-egiptlase jaoks oli see kõik osa matmisest, mis pidi aitama vaaraol pärast surma elu jätkata. Kui vaadata ainult praktilist poolt, täidab puidust sark oma ülesannet mitte halvemini kui kuldne. Kogu erinevus ilmneb alles siis, kui mängu tulevad usk, staatus ja sümbolid. Täna on sark ja mask välja pandud Egiptuse muuseumis ja uues suures Egiptuse muuseumis Kairos. See tähendab, et lõpuks nägid neid ikkagi miljonid inimesed, lihtsalt üle 3000 aasta hiljem, kui preestrid olid plaaninud. Aga Tutanhamoni sargal on meie edetabeli jaoks üks tõsine probleem. Mitte keegi ei pidanud seda pärast matuseid enam nägema. Rikkus peideti ära, aga nüüd tuleb ese, mis loodi täpselt vastupidise eesmärgiga. Selleks, et seda näeks võimalikult palju inimesi. Troon, kõige kallim istekoht ajaloos. Mongooli keiser Shah Jahan. See sama valitseja, kelle ajal ehitati Taj Mahal, kuid praegu ei huvita meid mausoleum, vaid tool. Täpsemalt objekt, mille kõige füüsiliselt primitiivsem funktsioon seisleb selles, et üks konkreetne inimene oleks teistest kõrgemal ja aeg-ajalt istuks. Juttu tuleb Baabulinnu troonist. See telliti 1628 aastal Shah Jahani kroonimise puhul. Ja meistrid töötasid selle kallal umbes 7 aastat, peaaegu sama kaua kui hiljem kulus Taj Mahali ehitamiseks. Projekti kallal töötas terve meeskond õukonna juveliire ja kullasseppi. Mõnedes allikates mainitakse Euroopa juveliiri osalemist suurmogulite õukonnas, kuid see detail jääb vaieldavaks. Ja ma ei ole valmis esitama seda täpselt kindlaks tehtud faktina, vastavalt välja kujunenud ajaloolisele traditsioonile, mitte raamatupidamise arvestusele, vaid just traditsioonile, mille suhtes tuleks olla ettevaatlik. Trooni valmistamiseks kulus umbes 1150 kilogrammi kulda ja umbes 230 kilogrammi vääriskive. Ja see läks maksma umbes 2 korda rohkem kui Taj Mahali ehitamine samale keisrile. Milleks Shah Jahanile üldse sellist eset vaja oli? Ta soovis sarnaneda legendaarsele kuningas Salomonile, kelle troon olevat legendi järgi hõljunud taeva ja maa vahel. Ülesanne polnud insener-tehniline, vaid pigem teatraalne. Muuta keisri ilmumine rahva ette tõeliseks vaatemänguks. Pärast seda oli tema suuruses kahtlemine lihtsalt võimatu. Troon seisis eraaudientside saalis Divani Has, umbes 2 korda 1,5 meetri suurusel platvormil, mis oli tõstetud peaaegu 70 sentimeetri kõrgusele 4 kuldsele jalale. Troonist kõrgemal oli siidist baldahiin, mis oli tikitud pärlitega ja toetus kuldsetele sammastele. Istmeni viisid hõbedased astmed ning trooni taga seisid 2 baabulinnu kuju, kelle laiale jaetud sabad olid valmistatud safiiridest ja smaragdidest. Sellest ka trooni nimi. Nende vahel tõusis dekoratiivne puu, mille viljad olid valmistatud rubiinidest ja teemantidest. Trooni kaunistasid oma aja ühed kuulsaimad vääriskivid, sealhulgas Kuhe-Noor ja niinimetatud Timuri rubiin, samuti 10 smaragdid ja rubiinid. Ühele smaragdile oli isegi graveeritud kiidulaul Shah Jahanile. See tähendab, et keiser istus sõna otseses mõttes kaunistusel, mis ülistas teda ennast. Keisri ilmumine sellel troonil polnud ühekordne vaatemäng, vaid igapäevane rituaal. Hommikuti ilmus Shah Jahan Darbari rõdule õukondlaste ette. Troon kasutati ametlike audientside ja pidulike tseremooniate ajal. Iga detail neist oli läbimõeldud nii, et rõhutada keisri ja kõigi saalis viibivate inimeste vahel olevat kättesaamatut distantsi. Ühe kõige üksikasjalikuma trooni kirjelduse jättis prantsuse juveliir Jean-Baptiste Tavernier, kes külastas Shah Jahani poja õukonda 1665 aastal. Just tema ülestähendused said aluseks peaaegu kõigile järgnevatele rekonstruktsioonidele. Proovime mõista, millise mulje see kõik tolle aja inimesele jättis. Oletame, et välisdiplomaat tuuakse esimest korda Shah Jahani paleesse. Ta läbib luksuslikke saale ja õuesid, näeb kõikjal kulda, hinnalisi kive ja ehteid. Ja lõpuks ilmub tema ette keiser, kes istub troonil, mis ise näeb välja nagu tõeline aardekirst. Pärast seda polnud enam vaja eraldi seletada, kui rikas ja võimas see inimene on.
Pole vaja olla diplomaatia ekspert, et mõista. See pole enda jaoks mõeldud mööblise. Aga hoolikalt lavastatud löök tajule on mõeldud kindla reaktsiooni esilekutsumiseks. Tol ajal polnud ei televisiooni, ajalehti ega pressiteenistusi. Seetõttu töötas selline droon iseenesest võimureklaamina. Shah Jahanil polnud isegi vaja midagi seletada. Piisas vaid ühest pilgust, et mõista, kui rikas ja võimas ta oli. Sisuliselt näitas ta kõigile, et võib endale lubada kogu impeeriumi varanduse muutmist tavaliseks mööbliesemeks. Drooni kasutati veel üle 100 aasta. Kuid 18. sajandi alguseks oli suure Moguli impeerium juba märgatavalt nõrgenenud ja õukonna luksus vastas üha vähem tegelikule olukorrale. Paabulinnu troon nägi endiselt välja kui tohutu jõu ja rikkuse sümbol, kuigi impeerium ise kaotas järk-järgult seda rikkust ja mõjuvõimu. Edasi juhtus selle trooniga lugu, mis muutis lõplikult selle saatust. 1739 aastal tungis Pärsia valitseja Nadir Shah suure Moguli riiki. Ta purustab keeser Muhammad Shahi armee Karnaliol. Ta siseneb Delhisse ja korraldab linnas veresauna. Seejärel viib ta paleest välja Paabulinnu trooni koos teiste aaretega. Mõnede allikate järgi viidi koos sellega ära ka kuulus teemant Koh-i-Noor. Ajaloolaste hinnangul oli röövitud varast nii palju, et Nadir Shah sai vabastada kogu Pärsia mitmeks aastaks maksudest. See on haruldane juhtum ajaloos, kui üks trofee muutis sõna otseses mõttes kogu riigi maksupoliitikat. Pärast Nadir Shahi enda tapmist 1747 aastal kaob trooni jälg. Arvatakse, et see võeti lahti või hävitati väärtuslike materjalide pärast. Kuigi üksikute kivide saatus on endiselt vaidluste objektiks. Mõned neist võisid mõnede kinnitamata andmete kohaselt hiljem sattuda Iraani šahhide varakambritesse. Lõpuks lakkas Paabulinnu troon lihtsalt eksisteerimast ühe tervikliku esemena. See võeti lahti ning kuld ja vääriskivid jagunesid uute omanike vahel. Siin on veel üks nüanss, mis võib kergesti segadust tekitada. Hiljem hakkasid ka Iraani valitsejad oma troone Paabulinnu troonideks nimetama. Seetõttu aetakse neid tänapäeval sageli segamini Shah Jahani trooniga. Aga originaal ei ole tänapäevani säilinud. Mis täpselt juhtus sellega pärast Nadir Shahi surma, ei ole täpselt teada. Seda võidi lahti võtta, hävitada või lihtsalt jagada kuld ja kalliskivid teiste varanduste vahel. Nii et meil on uus liider. Ja seejuures on juhil, kellel erinevalt Tutanhamoni kirstust on vähemalt poliitiline õigustus. Troon mõjutas terve impeeriumi muljet. Seega jätame nüüd kõrvale impeeriumi, poliitika ja 1000 õukondlast. Jätame ainult laua ja soola. See väärtuslik asi on igas kodus olemas. Inimestel on soola vaja. Soola jaoks on vaja väikest anumat. Sellega oleks iga normaalne inimene piirdunud. Aga Franciscus esimesele jäi tavalisest sooladoosist väheks. 1540 aastatel lõi Itaalia meister Benvenuto Cellini Prantsuse õukonna jaoks kuldse sooladoosi, mis on tänapäeval tuntud kui Saliera. Cellini ise oli üsna ebatavaline inimene. Ta töötas Rooma paavstide heaks, jõudis vangis istuda ja sattus mitu korda mõrvadega seotud lugudesse. Mõnest neist rääkis ta hiljem täiesti rahulikult oma autobiograafias. Üldiselt oli inimesel, kes lõi ühe maailma kõige kallima sooladoosi, elulugu, mis polnud sugugi vähem huvitav kui tema tööd. Prantsuse õukonda kutsus ta lõpuks isiklikult kuningas François I, kes oli tuntud mitte ainult kunstiteoste, vaid ka kunstnike endi kogumise kire poolest. Arvatakse, et just tema kutsel veetis Prantsusmaal oma elu viimased aastad ka Leonardo da Vinci ise. Umbes 26 sentimeetri kõrgune, kullast valatud, emailiga kaunistatud, mustast puidust alusel elevandiluust detailidega. Soolatuussil on kujutatud 2 peamist figuuri. Neptun sümboliseerib merd ja soola, naissoost kuju tema kõrval kehastab maad ja pipart. Sool hoiti väikeses paadis, pipra jaoks oli eraldi sektsioon kaare kujul. Aluse alla olid isegi paigaldatud väikesed rattad, et soolatoossi oleks võimalik mööda lauda liigutada. Ja mis eriti huvitav, see on ainus Benvenuto Cellini ehtetoode, mis on kindlalt säilinud tänapäevani. Edasi algab tõeline detektiivi lugu. 2003 aasta, 11 mai, vara hommikul, toimus Viinis iga-aastane festival Pikk muusikaöö. Kogu linnas olid muuseumid ja kontserdipaigad avatud hiliste tundideni. Sel ajal tehti Viini kunstiajaloo muuseumis remonti, mistõttu ühe seina ääres olid püstitatud tellingud. Robert Mank töötas turvasüsteemidega ja käis vahetult enne vargust muuseumis tavalise külastajana. Siis märkas ta, et Saliera saal oli üsna nõrgalt kaitstud ja ühel ööl pärast peolt koju minemist sattus ta taas muuseumi lähedale ning otsustas seda ära kasutada. Tellingutele ronida polnud keeruline. Esimene katse aknast sisse pääseda ebaõnnestus tänu ribikardinatele.
Siis läks ta tagasi auto juurde noa järele, tuli tagasi ja pääses siiski sisse. Vitriini juurde jõudmiseks, klaasi purustamiseks ja sooladoosi võtmiseks kulus tal mõnede arvutuste kohaselt umbes 46 sekundit. Signalisatsioon käivitus kell 3:55 hommikul. Turvatöötajad arvasid, et tegemist on järjekordse valehäirega, mida oli remondi ajal juba üsna palju olnud ja ei hakanud saali isiklikult kontrollima. Kadumine avastati alles hommikul, umbes 8:30 paiku. Edasi valitses peaaegu 3 aastat vaikus. Osa sellest ajast, nagu Mank ise tunnistas, seisis varastatud sooladoos tal kodus voodi all kohvris. Hiljem mattis ta selle siiski metallkarbis maha Viini lähedal metsas. Ta üritas isegi sooladoosi eest tunaraha saada, kuid väljapressimist ei suudetud kohtus tõestada. Röövija isik tuvastati 2006. aasta jaanuaris turvakaamerate salvestiste põhjal ning peagi tuli ta kas ise politseisse või viis uurijad otse peidupaiga juurde. Allikad erinevad detailides, kuid sooladoos leiti maasse kaevatuna, hoolikalt riide ja kile sisse mähituna, peaaegu kahjustusteta. Varguse eest mõisteti Robert Mango 4 aastaks vangi. Saliera toodi tagasi muuseumisse, kus seda nüüd eksponeeritakse palju turvalisemas vitriinis. Erinevate allikate andmetel ulatuvad selle kindlustus- ja turuväärtuse hinnangud umbes 50 kuni 65 miljoni dollari või euroni. Kuid on oluline märkus. Selle hinnaga pole seda kunagi avaturul müüdud. Jutt käib just ainulaadse teose hinnangulisest väärtusest, millele analooge ei ole olemas. Pärast kogu seda lugu kasvas avalikkuse huvi Saliera vastu ainult veelgi. Täna on see üks muuseumi kõige äratuntavamaid eksponaate, tuntud mitte ainult kunstiteadlastele, vaid ka inimestele, kes pole kunagi Viinis käinud ja on lihtsalt kuulnud seda varguse lugu. Aga palju huvitavam on hoopis see, miks see sooladoos üldse maksab 10 miljoneid. Kas kulla pärast, Cellini töö pärast, selle varguse loo pärast või lihtsalt sellepärast, et teist sellist pole olemas. Sest kui Salierast kogu kunstiline ja ajalooline väärtus välja võtta, täidab tema põhifunktsiooni ükskõik milline plastmassist sooladoos, mis on ostetud paari euro eest. Kõige naljakam on see, et kogu see mitmemiljoniline detektiivi lugu keerles ümber eseme, mis tegelikult pidi lihtsalt laual seisma ja soola hoidma. No väga kallis muna. 1885 aastal tellis Venemaa keiser Aleksander III juveelifirma Fabergélt lihavõtte kingituse oma abikaasale Maria Fjodorovnale. Arvatavasti selleks, et lohutada teda pärast lahkumist oma kodumaalt Taanist, kus ta pärit oli. Esimene muna, mis hiljem sai nimeks kanake, nägi väljastpoolt üsna tagasihoidlik välja. See oli kaetud sileda valge emailiga ja esmapilgul ei reetud miski, et sees on peidus terve mitmest osast koosnev konstruktsioon. Pärast avamist ilmus nähtavale kuldne munakollane. Selle sees oli kuldne kanake ja juba selle sees oli peidetud tilluke keiserliku krooni koopia koos rubiinripatsiga. Viimane neist, tõsi küll, läks hiljem kaduma. Keisrinna oli kingitusest nii liigutatud, et tellimusest sai iga-aastane traditsioon, mis kestis kuni revolutsioonini. Aastatel 1885–1916 loodi keiserliku perekonna jaoks 50 sellist lihavõtte muna. Iga muna teema hoiti saladuses isegi keisri enda eest kuni kinkimise hetkeni ja ühe eseme kallal töötas tavaliselt terve töökoda ühe meistri juhendamisel. Algul Mihhail Berhini, hiljem tema asemel Henriku Wingströmi juhtimisel. Ja selleks kulus juveliiride, e-mailijate ja kellasseppade meeskonnal peaaegu aasta. Kaasaegsete mälestuste järgi töötasid Fabergé töökojad lihavõtte pühadele lähenedes praktiliselt ööpäevaringselt, sest kinkimise kuupäev oli rangelt seotud kirikukalendriga ja seda ei olnud võimalik mingil juhul edasi lükata. Ühes kõige tuntumas näites 1897 aasta kroonimismunas sees on peidetud täpne miniatuurne koopia kuldsest tõllast, millega Nikolai II sõitis oma kroonimisele, päris liikuvate rataste ja küüne suuruste ustega. Võtame näiteks talvemuna, mis loodi 1913 aastal. Firma kunstniku Anna Pili poolt Romanovite dünastia 300. aastapäevaks lõigatud mäekristallist ja kaunistatud plaatinast lumehelvestega, millel on roosilõikega teemandid. Sees peidab see plaatinast korvikest, milles on kvartsist lilled kuldsetel vartel. Aasta hiljem lõi see sama Alma Pils mosaiiktehnikas õemuna. Täna asub see Suurbritannia kuninglikus kollektsioonis, kuid talvemuna on jäänud eravaldusse ja on sellest ajast saadik mitu korda oksjonitel omanikku vahetanud. Selle muna eest esitas Fabergé arve summas 24 600 rubla. Võrdluseks tavaline vabrikutööline teenis tol ajal 22 rubla kuus. See tähendab, et ühe sellise kingituse hind vastas 93 aasta töötasule. Edasi saab see ese ise meie tänase video silmapaistvaks näiteks.
1994 aastal pandi see esmakordselt oksjonile ja müüdi umbes $5,6 miljoni eest. 2002. aastal vahetas see taas omaniku juba 9,6 miljoni eest. Ja 2025 aasta detsembris, rohkem kui 20 aastat hiljem, talvemuna sattus taas Londoni Christie's oksjonile ja müüdi anonüümsele ostjale 22,9 miljoni naela eest, mis on umbes $30,2 miljonit koos komisjonitasuga. See püstitas uue absoluutse rekordi Fabergé teose oksjonil müümisel. Füüsiliselt ei olnud ese kogu selle aja jooksul grammigi muutunud. Muutus inimeste arv, kes olid valmis selle nimel võitlema. Aga parim lugu Fabergé kohta pole seotud talvise munaga, vaid niinimetatud kolmanda keiserliku munaga. Pooles ajast keiserlikust lihavõtte munast peetakse mõnda siiani jäädavalt kadunuks. Mõned neist hävisid või sulatati tõenäoliselt ümber esimestel Nõukogude aastatel. Teiste munade saatus oli aastakümneid teadmata. Just selliseks kadunuks peeti pikka aega kolmandat keiserlikku muna. See muna valmistati 1887. aastal ja pärast revolutsiooni kadus selle jälg. Viimati nähti seda kindlalt 1902 aastal keiserlike aarete näitusel. Palju aastaid hiljem ostis Ameerika vanametalli ärimees selle kuldmuna juhuslikult kirbuturult umbes $14,000 eest. Ta lootis teenida kulla enda väärtuse pealt ja vajadusel lihtsalt saata leiu ümbersulatamisele. Mitu aastat seisis muna tal kodus köögis. Sõna otseses mõttes tavaliste toiduainete kõrval, kuni omanik püüdis aru saada, kellele seda üldse võiks müüa. Muide, muna sees oli peidetud miniatuurne naiste käekell, Šveitsi marki Vacheron Constantin. Just see kiri päästis eseme ümber sulatamisest. Ühel päeval sisestas omanik otsingumootorisse sõnad muna ja Vacheron Constantin ning sattus Briti Fabergé eksperdi Kieran McCarthy artiklile kadunud keiserlikest munadest. Ta võttis end kokku, lendas Londonisse ja läks ilma ette teatamata juveelimajja Vartski, telefonis foto kaasas. McCarthy sõnul oli see nagu oleks püha kraal uksest sisse astunud. See osutuski tõeliseks kolmandaks keiserlikuks munaks. Tehingu täpset summat ei avalikustata, kuid eksperdid hindavad selle väärtuseks umbes $33 miljonit. Siit algabki kõige huvitavam osa. Enne ekspertiisi ja pärast seda oli tegemist ikka sama munaga. Sama kuld, samad kivid, sama mehhanism. Aga niipea, kui selle päritolu kinnitati, muutus hind mitmekordseks, sest nüüd oli selge, kes selle valmistas ja kellele see kuulus. Selgub, et kusagil Kirbuturu ja Londoni eksperdi kabineti vahel tekkis üle $30 miljoni lisaväärtust. Ja füüsiliselt ei olnud see raha ei kullas ega kellamehhanismis. See raha tekkis infost ja kõige hullumeelsem on see, et see muna oli juba varem oksjonil olnud, ammu enne seda, kui see leiti. 1964 aastal pandi see oksjonile Park Burnettis New Yorgis, aga siis ei saanud keegi aru, et nende ees oli kadunud keiserlik Fabergé muna. See müüdi vaid $2450 eest. Ehk siis üks ja seesama ese jõudis olla nii keiserlik kingitus kui ka peaaegu tavaline antikviidin paari tuhande eest. Kullana ümbersulatamiseks 14 000 eest. Ja alles pärast õiget tuvastamist muutus see varanduseks, mille väärtus on 10 miljoneid. Tundub, et paremat näidet sellest, kui palju hind mõnikord ei seisne esemes endas, vaid teabes selle kohta on raske välja mõelda. Aga isegi Fabergé puhul oli hind vähemalt seletatav kulla, kivide ja kuudepikkuse käsitööga. Ja nüüd vaatame asja, mis maksis veelgi rohkem. Kuigi sisuliselt oli see vaid väike portselantass. Sellisest tassist pole sa veel joonud. Hiina mingi dünastia, keiser Chen Zhenghua valitsemisaeg, 15. sajandi teine pool. Väike portselanist veinitass, tuntud kui kanatass, sest sellel on kujutatud kukk, kana ja tibud lillede seas. Chen Zhenghua ajastu portselani peetakse Hiina keraamikakunsti tipuks. Tasse valmistati Doukai tehnikas. Kontuur joonistati sinise pigmendiga glasuuri alla. Seejärel põletati, pärast mida lisati glasuurile värvilised emailid ja põletati veel kord. Nii saavutati kerge, peaaegu läbipaistev maaling. Nende tasside seinad olid väga õhukesed. Ja tass ise oli vaid veidi üle 8 sentimeetri läbimõõduga. Sellise õhukuse tõttu võrreldakse seda portselani mõnikord munakoorega. Sotheby'si andmetel on tänapäevani säilinud vaid umbes 17 sellist tassi. Osa neist on muuseumides ja vaid mõned asuvad erakogudes.
selle tassi kultusliku eseme staatus kinnistus juba ammu enne 21. sajandit. Juba 18. sajandil pühendas Hiina keiser Qianlong, kirglik kollektsionäär, kanatassidele isiklikke luuletusi ja tellis nende täpseid koopiaid oma kollektsiooni jaoks. See tähendab, et juba siis, 300 aastat pärast originaali valmistamist, oli sellise tassi omamine kõrgeima maitse sümbol. Jussi konkreetne eksemplar pärineb kuulsast Meitani kollektsioonist. Üks maailma suurimaid Hiina portselani erakollektsioone. Aastakümneid kogutud Šveitsi töösturite perekonna poolt. Enne kui tass jõudis järgmise omaniku kätte, püstitas see juba 2 korda rekordi Sotheby's oksjonil. 1984. aastal ja 1999. aastal. Ja iga kord oli uus hind eelmisest kõrgem. 2014 aastal pandi tass taas Sotheby'si oksjonile, seekord Hongkongis. Lõplik hind koos komisjoni tasuga oli veidi üle $36 miljoni. Või 281 miljonit Hongkongi dollarit. See oli tol hetkel absoluutne rekord Hiina portselani eest. Ostjaks sai Hiina kollektsionäär Liu Yiqian, endine taksojuht, kellest sai miljardär ja kes asutas koos oma naisega Shanghais muuseumi. Ta maksis ostu eest koha peal oma American Expressi kaardiga. Makse tuli jagada 24 eraldi tehinguks. Ajakirjanike arvutuste kohaselt sai ta selle ostu eest umbes 28 miljonit boonusmiili. Seejärel valas ta kutsutud ajakirjanike silme all tassi teed ja jõi selle rahulikult ära. Ta selgitas, et tahtis isiklikult tunda, mis tunne on hoida käes eset, millest võisid Hiina keisrid 500 aastat tagasi juua. See tegu tekitas Hiinas tõelise skandaali. Mõned nimetasid seda kultuuripärandi suhtes barbaarsuseks, teised aga uue rikkuse demonstratiivseks uhkustamiseks. Hiina sotsiaalmeedias hakati küsima, kas kollektsionäär arvab, et tass teeb ta surematuks. Tundub, et Liu Yiqianile olid sellised ostud täiesti tavalised. Mõne kuu pärast ostis Liu Yiqian teisel oksjonil Tiibeti siidist Gobelini juba $45 miljoni eest ja püstitas taas rekordi. Ja siin tekib üks naljakas küsimus. Kui $36 miljoni eest ostetud tassi tõesti kasutati tavalise tassina, kas see muudab selle kuidagi kasulikumaks? Ise portselan maksab vaid sente ja see ese kaalub vaid mõnikümmend grammi. Selgub, et kogu selle tohutu hind pole seotud mitte materjaliga, vaid ajalooga, mis ulatub juba üle 500 aasta tagasi. Oluline on mõista, mille eest sellist raha makstakse. Mitte portselani kui materjali eest. See on suhteliselt odav ja sarnast savi võib leida igast keraamikapoest. Makstakse harulduse keiserliku päritolu eest. Dokumenteeritud omandi ajaloo ja kitsa kollektsionääride ringi nõudluse eest, kelle jaoks sellise eseme omamine on omaette staatuse märk. Mingil hetkel me enam ei osta eset ennast, vaid ostame selle ajalugu, mis on sellega seotud. Kuldse soolatoosi taustal näeb see tass välja tagasihoidlik, kuid siin on üks nüanss. Nüüd liigume 21. sajandisse. Soolatuus oli vähemalt keeruline juveelitoode, mitme detaili ja erinevate funktsioonidega. Aga siin on meie ees üks väike portselan tass, mille eest maksti $36 miljonit. Just sellepärast tundub selle hind veelgi kummalisem. Kunst ja surm video. Alguses nägime juba, kuidas tuhandeid aastaid tagasi maeti inimesi nefriidi, kulla ja kalliskividega, lootes säilitada keha isegi pärast surma. Sellest ajast alates on inimkond jõudnud leiutada arvutid, satelliidid ja kaasaegse meditsiini. Aga kirk kaunistada surma kallite materjalidega pole kuhugi kadunud. Ainult et nüüd on matuse rüü asemel ilmunud inimkolju, mis on kaetud tuhandete teemantitega. 2007 aastal esitles briti kunstnik Damien Hirst teost pealkirjaga For the Love of God, ehtsa inimkolju plaatinast valatud jäljend, mis pärineb umbes 18. sajandist ja mis osteti teadaolevalt ühest Londoni taksidermia poest. Kolju originaalsed hambad säilitati ja pandi valminud teosesse tagasi. Kolju on kaetud 8601 teemantsiga, mille kogu kaal ületab 1100 karaati. Neid paigaldasid käsitsi Londoni juveliirid mitme kuu jooksul. Eraldi on otsaette kinnitatud suur pirnikujuline roosa teemant, mis kaalub üle 50 karaadi. Hirsti sõnul tuli teose nimi fraasist, mida tema ema lapsepõlvest talle sageli ütles, kui ta jälle midagi kummalist tegi. Midagi sellist nagu, issand jumal, mida sa nüüd jälle välja mõtlesid. Kolju loomisele kulus umbes 1,5 aastat ning selle valmistamine läks erinevatel andmetel maksma 8-15 miljonit naela. 2007. Aasta suvel pandi kolju välja Londoni White Coupi galeriis. Hinnaga umbes 50 miljonit naela.
Tol hetkel nimetati seda elava kunstniku jaoks rekordiliseks summaks. Ühed pidasid koljut tugevaks avalduseks raha ja surma kohta, teised nägid selles teistsugust provokatsiooni. Kuid hiljem ilmus välja oluline detail. Selgus, et 50 miljoni eest müümise lugu polnud sugugi nii ühene, nagu seda alguses esitleti. 2022 aastal tunnistas Hearst intervjuus The New York Timesile sisuliselt, et 2007 aastal välja kuulutatud müük anonüümsete investorite konsortsiumile tegelikult ei toimunud sellisel kujul, nagu seda avalikkusele esitleti. Töö säilis suure osa ajast Londoni Hatton Gardeni laos ning kunstnik ise säilitas selles osaluse. Pärast esilinastust Londonis hakati koljut näitama ka teistes riikides. 2008 aastal eksponeeriti seda Amsterdami Rijksmuseumis ning 2010. ja 2011. aastal Firenze Palazzo Vecchios. 2012 aastal oli teos väljas Tate Modernis Damien Hirsti esimesel suurel Briti retrospektiivil, mis toimus Londoni olümpia-aastal. Kolju ise paigutati eraldi pimedasse ruumi muuseumi suures turbiinisaalis ning seda valvati eriti hoolikalt. Näitusel käis lõpuks üle 460 000 külastaja ning sellest sai tol ajal Tate Moderni ajaloo kõige külastatum isikunäitus. Damien Hirst on aastaid töötanud surmateemaga. Kõige tuntum näide peale selle kolju on hai, milleta juba 1991 aastal pani formaliini ja nimetas selle teoseks surma füüsiline võimatus elava inimese teadvuses. Inimese koljut on kunstis kasutatud juba ammu. Surma meeldetuletuse sümbolina. Selle jaoks on isegi eraldi väljend. Memento mori, mis tähendab pea meeles surma. Selliseid kujutisi kohtas sageli näiteks 17. sajandi Euroopa maalikunstis. Hirst võttis selle vana sümboli ja kattis selle tuhandete teemantidega. Tulemuseks sai üsna arusaadav kontrast. Meie ees on inimkolju, mis tuletab meelde, et surm on vältimatu, kuid samas ei maksa see varandust ja lausa särab luksusest. 2000 aastat tagasi kattis inimene oma keha nefriidiga, sest ta siiralt lootis surma võita. Nüüd katab inimene kolju teemantidega, et panna elavaid surmast valjuhäälselt rääkima. Progress on kindlasti toimunud, ma pole lihtsalt veel päris kindel, mis suunas. Ja siin läheb asi jälle keerulisemaks. See kolju ise ei tee tegelikult midagi kasulikku. Küll aga tunnistas Guinessi rekordite raamat selle ametlikult objektiks, millel on kõige rohkem teemante. Aga kui kunsti ülesanne on tekitada vaidlusi ja panna inimesi ühte ja sama teost aastaid arutama, siis siin on Hearst ilmselgelt oma eesmärgi saavutanud. Pealegi käivad vaidlused mitte ainult kolju enda üle, vaid isegi selle üle, kas see üldse kunagi müüdi väidetud 50 miljoni naela eest. Ja kui Fabergé muna nõudis vähemalt juveliiridelt kuid tööd, siis edasi näeme asju, mille puhul on tohutut hinda veelgi raskem seletada. Seda kasutati tõepoolest. Enne seda leidus igale kallile asjale vähemalt mingisugune seletus. Religioon, võim, staatus, kunst. Aga nüüd on meie ees ese, mille õigustamine muutub juba keerulisemaks. 2016 aastal valmistas Maurizio Cattelan täielikult töötava WC-poti, mis oli tehtud enam kui 100 kilogrammist kullast. Ja kõige kummalisem on see, et seda tõesti kasutati nagu tavalist WC-potti. 2016 aastal esitles Itaalia kontseptualist Maurizio Cattelan teost nimega Ameerika. Täielikult funktsioneeriv WC-pott, mis on valatud 101,2 kilogrammist 18 karaadisest kullast. Terve žanr WC-pott kui kunst pärineb juba aastast 1917, kui Marcel Duchamp eksponeeris tavalist pissuaari nimega Purskkaev, lihtsalt kirjutades sellele kellegi teise nime. Ja sellest ajast alates peetakse seda teost üheks mõjukaimaks provokatsiooniks kaasaegse kunsti ajaloos. Cotillon näib olevat meelega kasutanud sama absurdset žesti ja sõna otseses mõttes selle kullaks muutnud, viies 100 aasta taguse nalja loogilise piirini. Tema versiooni puhul on võtmesõnaks funktsionaalne. See paigaldati New Yorgi Guggenheimi muuseumi avaliku tualeti ühe tavalise tualetipoti asemele ja seda võis tõepoolest kasutada iga selle muuseumi külastaja. Museum ise nimetas seda teost väga kalliks luksuseks, mis justkui oleks mõeldud ainult kõige rikkamatele, kuid tualetti võis kasutada iga külastaja. Näitusen kasutas seda üle 100 000 inimese ja mõned ootasid oma järjekorda peaaegu 2 tundi. See loob üsna kummalise pildi. Inimesed tulid ühte maailma kuulsamasse muuseumisse ja ootasid tundide kaupa, et lihtsalt kasutada kuldset tualetti.
hiljem pakkus muuseum isegi selle Valgele Majale üle anda, kuid sellest ideest loobuti seal. 2019. aasta septembris pandi teine Ameerika eksemplar välja Blenheimi palees Oxfordshire'is, suguvõsa mõisas, kus sündis Winston Churchill. Tualett ühendati päris kanalisatsiooniga ja külastajad said registreeruda 3-minutiliseks külastuseks, kuid see seisis seal vaid paar päeva. 14. septembri varahommikul rammis kurjategijate jõuk 2 varastatud autoga mõisa väravad. Nad lõid haamrite ja kangidega aknad sisse ning rebisid mõne minutiga tualeti otse torustikust välja. Operatsioon võttis vähem kui 5 minutit aega. Katkiste torude tõttu uputas vesi kogu palee. Varguse organiseerijaks osutus varem karistatud Dima James Shin. Teema abiline Michael John käis enne näituse avamist 2 korda palees, et kõike üle vaadata ja ette valmistada. Kõige naljakam on see, et vahetult enne vargust jõudis ta ilmselt isegi isiklikult kuldset tualetti kasutada. Hiljem küsiti temalt kohtus, kuidas see oli, ja ta vastas ühe sõnaga: suurepärane. Tualetti ennast ei leitudki. Uurimine arvab, et see sulatati üsna kiiresti ümber. Ja kulda hakati vahendajate kaudu müüma umbes 26 500 naela kilogrammi kohta. 2025 aastal mõisteti varguses osalenutele karistused. Shin sai 4 aastat vangistust. Jones 27 kuud ja veel üks inimene, kes aitas kulla müümisel, sai tingimisi karistuse. Teise säilinud eksemplari Ameerika pandi 18. novembril 2025 New Yorgis Sotheby's oksjonile. See polnud see tualett, mida kasutasid Guggenheimi külastajad ja mitte ka Blenheimi paleest varastatud eksemplar. Algind oli sõna otseses mõttes seotud selles sisalduva kulla väärtusega. Umbes $10 miljonit. Pärast ainsat pakkumist müüdi tualett just nende 10 miljoni eest. Ja arvestades oksjonimaja komisjonitasu oli lõplik summa 12,1 miljonit. Ostjaks sai ettevõtte Ripley's Believe It or Not, mis haldab üle maailma ebatavaliste ja kummaliste asjade muuseume. Ostust teatasid nad ise oma sotsiaalmeedias. Ja tualeti müüs miljardär Steve Cohen, pesapalliklubi New York Mets kaasomanik. See teos oli tema käes juba alates 2017. aastast. Ja siin ongi kogu nipp. $12 miljoni eest tualettpott kõlab esmapilgul nagu ideaalne võitja meie tänase tarbetuse edetabelis. Aga ei, see töötab ju päriselt. Ja töötab täpselt samamoodi nagu tavaline tualettpott, mis maksab $200 lähimast ehituspoest. Kuldse tualetipotiga hakkab meie edetabel üldse kokku varisema. Seda on raske nimetada kasutuks, sest see teeb tõesti kõike, mida tavaline tualettpott tegema peab. Absurd seisneb pigem hinnas. $12 miljoni eest saab inimene täpselt sama tulemuse, mis mõnesaja eest. Tundub, et enam hullemaks minna ei saa. Aga 3 aasta pärast eemaldas Catalan isegi kulla. Järgmiseks tööks vajas ta ainult banaani ja tükikest teipi. Kas tõesti on see meie liider? Aastal 2019 näitas Mauricio Catalan Miami Art Baseli messil teost pealkirjaga Comedian. See oli tavaline banaan, mis oli hõbedase teibiga seina külge kleebitud. Kokku tehti 3 eksemplari ja veel 2 autori eksemplari. Need osteti peaaegu kohe ära. Teos tekitas kohe vaidlusi. Mõned nägid selles pilget kaasaegse kunstituru üle. Teised arvasid, et see on hoopis ideaalne näide sellest, kuidas turg tegelikult toimib. Huvi oli nii suur, et juba 3. päeval pidid korraldajad banaani eemaldama. Selle ümber kogunes pidevalt rahva hulk, mis segas teisi messi külastajaid. Juba siis läks mitu eksemplari kollektsionääridele hinnaga $120,000 kuni $150,000. Ja peaaegu kohe leidus performance kunstik, kes võttis banaani seinalt maha ja sõi selle demonstratiivselt publiku ees ära, nimetades seda oma enda performance'iks kellegi teise performance'i sees. Galeri reageeris rahulikult ja asendas vilja lihtsalt värskega. Just nii oli ka algusest peale ette nähtud. Banaani tuleb töötingimuste kohaselt regulaarselt vahetada. Ostja saab endale mitte vilja ennast, vaid sertifikaadi ja üksikasjaliku juhendi selle kohta, kuidas uut banaani õigesti seinale kinnitada. Hiljem kordus sarnane lugu näljase külastajaga veel vähemalt korra teises muuseumis ja personal reageeris täpselt sama rahulikult. 2024 aasta novembris sattus üks Comediani versioonidest New Yorgis toimunud Sotheby's õhtusele oksjonile, mille eeloksjoni hinnang oli umbes $1,5 miljonit. Pärast mõneminutilist pakkumist 7 osaleja vahel müüdi teos haamri all $5,2 miljoni eest. Koos oksjonimaja komisjonitasuga kujunes lõppsummaks $6,24 miljonit. Ostjaks sai krüptoettevõtja Justin Sun. Siin on oluline mõista, mille eest ta tegelikult maksis. Banaan ise polnud midagi erilist ja aja jooksul võis selle lihtsalt uue vastu välja vahetada.
Ostu peamine osa oli autentsussertifikaat ja õigus teost kunstniku juhiste järgi taas luua. Sisuliselt sisaldab komplekt paberilehte juhistega, kuidas täpselt värske banaan õige nurga all ja õige teibi kattuvusega seinale kinnitada. Tegelikult ostis inimene idee ja õiguse seda teostada, mitte tükki puuvilja. Pärast ostu kirjutasid Justin Sunist maailmas suurimad väljaanded. Ja ta polnud selgelt sellise tähelepanu vastu. Banaani lugu kasutas ta ka oma enda krüptoprojekti edendamiseks. Mõni päev pärast ostu kutsus Sun kokku pressikonverentsi ühes Hongkongi kõige kallimas hotellis. Ja ajakirjanike silma all sõi ta banaani ära, selgitades, et tahab end teose kunsti ja kultuurilukku kirjutada. Tema sõnul oli banaan tunduvalt maitsvam kui tavaline. Ja nüüd lakkab meie viis hinnata ajaloo kõige kallima ja kasutuma asja väärtust lõplikult töötamast. Banaan ise maksab vaid paar eurot ja mõne päeva pärast läheb see halvaks. Kuid õiguse eest omada Catalani teost maksti miljoneid. Tuleb välja, et hind pole siin peaaegu üldse seotud esemega endaga. See hind põhineb kunstniku nimel, sertifikaadil ja kogu sellel lool, mis selle banaani ümber tekib. Ja kõige kummalisem on see, et seda kõike ei saa ka lihtsalt rumaluseks nimetada. See teos teeb juba aastaid täpselt seda, milleks see loodud on. See paneb inimesi vaidlema, naerma, vihastama ja arutama, miks banaan seinal üldse võib nii palju maksta. Mida absurdsem see kõik tundub, seda rohkem sellest räägitakse ja see tähendab, et mingis mõttes saab banaan oma tööga suurepäraselt hakkama. Ja kui peaksin siiski ühe eseme valima, siis ilmselt valiksin paabulinnu trooni. Mitte sellepärast, et selle väärtust tänapäeva rahast saab enam-vähem täpselt välja arvutada. See on peaaegu võimatu. Lihtsalt kulutatud kulla, vääriskivide, meistrite töö ja selle tavalise füüsilise funktsiooni mastaabi poolest tundub see kõige tugevam kandidaat. Aga mis te arvate? Tavaline inimene võib aastaid koguda raha korteri, auto või oma ettevõtte jaoks. Keegi maksab terve elu hüpoteeklaenu. Mõne jaoks tundub juba 100 000 eurot tohutu rahasummana, mida tuleb aastaid teenida. Ja samal ajal kusagil maksab teine inimene 36 miljonit dollarit väikese tassi eest, 12 miljonit tualetipoti eest või üle 6 miljoni selle eest, et tal oleks õigus kinnitada banaan teibiga seinale. Ilmselt seetõttu ei õnnestunudki mul leida ühte täiesti kasutut eset. Aga selgus hoopis midagi muud. Rahal ei ole mingit ühtset väärtust kõigi jaoks. Kõik sõltub sellest, kui palju sul seda on ja millel oled valmis seda kulutama. Aitäh, et vaatasite selle video lõpuni. Oma arvamuse võite jätta video all kommentaaridesse. Tellige kanal ja vajutage kellukesele. Nii saate teada, kui uus video ilmub.